19. päev, teine Moosese raamat, peatükid 9–12. loomakatk, 9. peatükk. Siis Jehova ütles Moosesele, mine Vaarao juurde ja räägi temale. Nõnda ütleb Jehova, heebrealaste Jumal, lase mu rahvas minna ja mind teenida. Sest kui sa keelad neid minemast ja pead neid veel kinni, vaata, siis on Jehova käsi su karja peal, kes on väljal, hobuste, eeslite, kaamelite, veiste ja pudulojuste peal väga raske katkuga. Aga Jehova eraldab Iisraeli karja ja egiptlaste karja ja Iisraeli laste omadest ei sure ühtainustki. Ja Jehova määras aja öeldes, homme Jehova teeb seda siin maal. Ja Jehova tegi järgmisel päeval nõnda ja egiptlaste kogu kari suri, ent Iisraeli laste karjast ei surnud ühtainustki. Ja kui Vaarao läkitas vaatama, ennäe, siis ei olnud Iisraeli karjas surnud ühtainustki. Aga Vaarao süda jäi kõvaks ja ta ei lasknud rahvast minna. Paised. Siis Jehova ütles Moosesele ja Aaronile, võtke endile mõlemad pihud täis sulatusahju tahma. Ja Mooses puistaku seda Vaarao silma ees vastu taevast. See muutub siis tolmuks üle kogu Egiptuse maa ning inimestele ja lojustele kogu Egiptuse maal tulevad mädavillideks arenevad paised. Ja nad võtsid sulatusahju tahma ning astusid Vaarao ette. Mooses puistas seda vastu taevast ja see muutus mädavillideks areneivaks paiseks inimestel ja lojustel. Ja võlurid ei suutnud seista Moosese ees paisete pärast, sest paised olid võlureil ja kõigil egiptlastel. Aga Jehova paadutas Vaarao südame ja too ei kuulanud neid, nagu Jehova oli Moosesele öelnud. Rahe. Siis Jehova ütles Moosesele, tõuse hommikul vara ja astu Vaarao ette ning ütle temale, nõnda ütleb Jehova, heebrealaste Jumal, lase mu rahvas minna ja mind teenida. Sest seekord ma saadan kõik oma nuhtlused sulle enesele ja su sulastele ning su rahvale, et sa teaksid, et minu sarnast ei ole kogu maailmas. Kui ma nüüd oma käe välja sirutasin ja sind ja su rahvast lõin katkuga, siis oleksid sa maa pealt kaotatud olnud. Aga ma jätsin sind alles just selleks, et näidata sulle oma väge ja teha kuulsaks oma nime kogu maailmas. Kui sa veel ülbe oled mu rahva vastu ega lase neid minna, vaata, siis ma lasen homme sadada väga rasket rahet, millist ei ole Egiptuses olnud ta asutamisajast tänini. Ja nüüd läkita järele, päästa oma kari ja kõik, kes sul väljal on. Kõigi inimeste ja lojuste peale, kes leiduvad väljal ega ole koristatud koju, langeb rahe ja nad surevad. Kes Vaarao sulaseist kartis Jehova sõna, päästis oma sulased ja karja koju. Aga kes ei võtnud Jehova sõna südamesse, jättis oma sulased ja karja väljale. Ja Jehova ütles Moosesele, siruta oma käsi taeva poole, siis tuleb rahet kogu Egiptuse maale, inimeste ja lojuste peale ja kogu väljarohu peale Egiptuse maal. Ja Mooses sirutas oma kepi taeva poole ning Jehova andis müristamist ja rahet ja tuli lõi maha ja Jehova laskis Egiptuse maale rahet sadada. Ja rahe ja tuli, mis oli rahega segamini, olid väga rängad, milliseid ei ole olnud kogu Egiptuse maal selle asutamisest alates. Ja rahe lõi maha kogu Egiptuse maal kõik, kes olid väljal, nii hästi inimesed kui lojused. Ja rahe lõi maha kogu väljarohu ning murdis kõik puud väljal. Ainult Gooseni maakonnas, kus olid Iisraeli lapsed, ei olnud rahet.
Siis Vaaro läkitas järele ja kutsus Moosese ja Aaroni ning ütles neile: ma olen seekord pattu teinud. Jehova on õiglane, aga mina ja mu rahvas oleme õelad. Paluge Jehovat, sest on küllalt Jumala müristamisest ja rahest. Ma lasen teid minna ja teil pole enam vaja jääda. Ja Mooses vastas temale: kui ma olen linnast välja läinud, siis ma sirutan oma käed Jehova poole. Müristamine lakkab ja rahet ei ole enam, et sa teaksid, et maa on Jehova päralt. Aga sinust ja su sulaseist ma tean, et te veelgi ei karda Jumalat Jehovat. Ja lina ja oder löödi maha, sest oder oli loonud ja lina oli kupras. Nisu ja okasnisu aga ei löödud maha, sest need olid hilised. Ja Mooses läks ära Vaaro juurest linnast välja ja sirutas oma käed Jehova poole. Müristamine ja rahe lakkasid ning vihma ei sadanud enam maa peale. Kui Vaaro nägi, et vihm, rahe ja müristamine lakkasid, siis ta patustas edasi ja tegi oma südame kõvaks, tema ja ta sulased. Vaaro süda jäi kõvaks ja ta ei lasknud Iisraeli lapsi minna, nagu Jehova oli Moosese läbi öelnud. Rohutirtsude nuhtlus, 10. peatükk. Siis Jehova ütles Moosesele: mine Vaaro juurde, sest ma olen paadutanud tema südame ja ta sulaste südamed, et teha nende keskel oma imetegusid. Ja selleks, et sa saaksid jutustada oma poja ja pojapoja kuuldes, kuidas ma olen näidanud egiptlastele oma jõudu ja mu imetegudest, mis ma neile olen teinud, et te teaksite, et mina olen Jehova. Siis Mooses ja Aaron läksid Vaaro juurde ning ütlesid temale: nõnda ütleb Jehova heebrealaste Jumal, kui kaua sa tõrgud alistumast mu ees, lase mu rahvas minna ja mind teenida. Sest kui sa keelad mu rahvast minemast, vaata, siis ma toon homme su maale rohutirtse. Need katavad maapinna, nõnda, et maad pole näha ja nad söövad jäänused säilinust, mis teile rahest üle jäi. Ja nad söövad ära kõik puud, mis teil väljal kasvavad. Ja nad täidavad su kojad ja kõik su sulaste kojad ja kõik egiptlaste kojad, mida ei ole näinud su isad ja su isade isad oma maa peale tuleku päevast tänini. Ja ta pöördus ümber ning läks Vaaro juurest ära. Siis Vaaro sulased ütlesid temale: kui kaua on see meile püüniseks? Lase mehed minna, et nad teeniksid Jehovat oma Jumalat. Kas sa veelgi ei mõista, et Egiptus hukkub? Siis toodi Mooses ja Aaron tagasi Vaaro juurde ja tema ütles neile: minge, teenige Jehovat oma Jumalat. Aga kes need minejad õieti on? Ja Mooses vastas: me läheme oma noorte ja vanadega, oma poegade ja tütardega, me läheme oma pudulojuste ja veistega, sest meil on Jehova püha. Tema aga ütles neile: Jehova olevat siis teie juures, kui ma lasen ära teid ja teie väetid lapsed. Te näete ka ise, et teil on kuri nõu. Nõnda ei sünni. Mingu ainult mehed ja teenigu Jehovat, sest te olete ju seda nõudnud. Ja nad aeti Vaaro eest ära. Siis Jehova ütles Moosesele: siruta oma käsi Egiptuse maa kohale rohutirtsude pärast, et need tuleksid Egiptuse maale ja sööksid ära kõik maarohu, kõik, mis rahe on alles jätnud. Ja Mooses sirutas oma kepi välja Egiptuse maa kohale ning Jehova saatis maale idatuult kogu selle päeva ja kogu selle öö. Kui hommik tuli, tõi idatuul kaasa rohutirtsud. Rohutirtsud tulid kogu Egiptuse maale ja laskusid väga suurel hulgal kõigisse Egiptuse rajadesse.
enne seda ei ole rohutirtse sel määral olnud ega ole neid ka mitte enam pärast seda. Need katsid kogu maapinna, nõnda et maa mustas. Nad sõid ära kõik maarohu ja kõik puude vilja, mis rahe oli üle jätnud. Ja kogu Egiptuse maal ei jäänud üle midagi haljast puudel ega väljarohtudel. Siis Vaaro kutsus kiiresti Moosese ja Aaroni ning ütles: ma olen pattu teinud Jehova teie Jumala ja teie vastu. Nüüd aga andke mu patt veel seekord andeks ja paluge Jehovat oma Jumalat, et ta ometi võtaks minult selle surma. Ja ta läks ära Vaaro juurest ning palus Jehovat. Siis Jehova pööras tuule väga kangeks läänetuuleks, see tõstis rohutirtsud üles ja ajas need kõrkja merre. Üht ainustki rohutirtsu ei jäänud alles kõigis Egiptuse rajades. Aga Jehova paadutas Vaaro südame ja too ei lasknud Iisraeli lapsi minna. Pimedus. Siis Jehova ütles Moosesele: siruta oma käsi taeva poole, siis tuleb Egiptuse maale niisugune pimedus, et katsu või käega. Ja Mooses sirutas oma käe taeva poole ning kogu Egiptuse maale tuli 3 päevaks pilkane pimedus. Üks ei näinud teist ja ükski ei liikunud paigast 3 päeval. Aga kõigil Iisraeli lastel oli oma asupaikades valge. Siis Vaaro kutsus Moosese ning ütles: minge teenige Jehovat, ainult teie pudulojused ja veised jäägu paigale. Ka teie väetid lapsed mingu ühes teiega. Aga Mooses vastas: sina pead meile kaasa andma ka tapa ja põletusohvrid, et saaksime neid tuua Jehovale, oma Jumalale. Meie karigi peab tulema ühes meiega, sõrgagi ei tohi maha jääda, sest sellest me ju võtame Jehova oma Jumala teenimiseks. Me ei tea isegi, millega peame teenima Jehovat, enne kui jõuame sinna. Aga Jehova paadutas Vaaro südame, nõnda, et ta ei tahtnud neid ära lasta. Ja Vaaro ütles temale: mine ära mu juurest, hoia, et sa enam ei ilmu mu palge ette. Sest päeval, mil sa ilmud mu palge ette, sa sured. Ja Mooses vastas: õigesti oled rääkinud, enam ma ei ilmu su palge ette. Esmasündinuile kuulutatakse surma. 11. peatükk. Siis Jehova ütles Moosesele: veel ühe nuhtluse ma saadan Vaaraole ja Egiptusele. Pärast seda ta laseb teid siit ära minna. Kui ta lõppeks laseb minna, siis ta otse ajab teid siit ära. Räägi nüüd rahva kuuldes, et iga mees küsiks oma naabrilt ja iga naine oma naabrinaiselt hõbe ja kuldriistu. Ja Jehova andis rahvale armu egiptlaste silmis, ka oli Mooses väga suur mees Egiptuse maal Vaaro sulaste ja rahva silmis. Ja Mooses ütles: nõnda ütleb Jehova, keskööl ma lähen läbi egiptlaste keskelt. Egiptuse maal peavad surema kõik esmasündinud, aujärjel istuva Vaaro esmasündinust kuni käsikivitaguse ümmardaja esmasündinuni, samuti kõik lojuste esmasündinud. Siis on kogu Egiptuse maal suur hädakisa, millist ei ole olnud ja millist ei tule enam. Aga ühegi Iisraeli lapse vastu ei liiguta koergi oma keelt, ei inimese ega lojuse vastu, et te teaksite, et Jehova teeb vahet Egiptuse ja Iisraeli vahel. Siis tulevad kõik need sinu sulased alla minu juurde ja kummardavad mind öeldes: mine ära, sina ja kogu rahvas, kes su kannul käib. Ja seejärel ma lähen. Ja ta läks ära Vaaro juurest vihast õhetades. Aga Jehova ütles Moosesele: Vaaro ei võta teid kuulda, et Egiptuse maal sünniks rohkesti mu tunnustähti. Ja Mooses ja Aaron tegid kõik need tunnustähed Vaaro ees, aga Jehova paadutas Vaaro südame
ja too ei lasknud Iisraeli lapsi oma maalt ära minna. Paasapüha söömaaja seadmine. 12. peatükk. Ja Jehova rääkis Moosese ja Aaroniga Egiptuse maal öeldes: see kuu olgu teil esimeseks kuuks. See olgu teil aasta esimeseks kuuks. Rääkige kogu Iisraeli kogudusega ja öelge: selle kuu 10. päeval iga perevanem võtku tall, igale perele tall. Aga kui pere on talle jaoks väike, siis võtku tema ja ta naaber, kes ta kojale on lähemal, vastavalt hingede arvule. Kui palju igaüks jõuab süüa, sellele vastavalt arvake neid talle kohta. Tall olgu teil veatu, isane, 1-aastane, võtke see lammastest või kitsedest. Säilitage see enestele kuni selle kuu 14. päevani. Siis kogu Iisraeli kogunenud kogudus tapku see õhtul. Ja nad võtku verd ning võitku ukse mõlemaid piitjalgu ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad. Ja nad söögu liha sel samal ööl. Tulel küpsetatult ühes hapnemata leiva ja kibedate rohtaimedega söögu nad seda. Te ei tohi seda süüa toorelt või vees keedetult, vaid ainult tulel küpsetatult, pea, jalgade ja sisikonnaga. Te ei tohi sellest midagi üle jätta hommikuks, mis aga sellest hommikuks üle jääb, põletage tulega. Ja sööge seda nõnda. Teil olgu vöö vööl, kingad jalas ja kepp käes ja sööge seda rutuga, see on paasatall Jehova auks. Siis käin mina sel samal ööl Egiptuse maa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egiptuse maal, nii hästi inimesed kui lojused, ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle. Mina Jehova. Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute. Kui ma näen verd, siis ma ruttan teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. See päev aga jäägu teile mälestuseks ja pühitsege seda Jehova pühana. Oma sugupõlvede kaupa pühitsege seda igavese seadlusena. 7 päeva sööge hapnemata leiba. Juba esimesel päeval kõrvaldage haputaigen oma kodadest, sest igaüks, kes esimesest päevast 7. päevani sööb hapnenut, selle hing hävitatakse Iisraelist. Esimesel päeval olgu teil pühalik kokkutulek. Samuti olgu 7. päeval pühalik kokkutulek. Neil päevil ei tohi teha ühtki tööd. Ainult mida iga hing sööb, üksnes seda valmistage. Te peate pidama seda hapnemata leibade püha, sest just sel päeval ma viin teie väehulgad Egiptuse maalt välja. Seepärast pidage seda päeva kui igavest seadlust teie sugupõlvedele. Esimese kuu 14. päeva õhtul sööge hapnemata leiba kuni kuu 21. päeva õhtuni. 7 päeva ärgu leidugu haputaignad teie kodades, sest igaüks, kes sööb hapnenut, selle hing tuleb hävitada Iisraeli kogudusest, olgu võõras või maa päriselanik. Midagi hapnenut ärge sööge, vaid kõigis oma asupaikades sööge hapnemata leiba. Ja Mooses kutsus kõik Iisraeli vanemad ning ütles neile: minge ja võtke enestele suguvõsade kaupa talled ja tapke paasatall. Ja võtke iisopi kimbuke, kastke kausis olevasse verre ja määrige ukse pealispuud ning mõlemaid piitjalgu kausis oleva verega. Ja ükski teist ärgu väljugu hommikuni oma koja uksest, sest Jehova läheb egiptlasi nuhtlema. Aga kui ta näeb verd ukse pealispuul ja mõlemail piitjalgadel, siis Jehova ruttab sellest uksest mööda ega lase hävitajat tulla teie kodadesse nuhtlema. Pidage see asi meeles, see olgu igaveseks seadluseks sinule ja su lastele.
Ja kui te tulete maale, mille Jehova teile annab, nagu ta on öelnud, siis pidage seda teenistust. Ja kui teie lapsed teilt küsivad, mis teenistus see teil on, siis vastake, see on paasaohver Jehova auks, kes ruttas mööda Iisraeli laste kodadest Egiptuses, kui ta nuhtles egiptlasi ja päästis meie kojad. Siis rahvas kummardas ning heitis silmili maha. Ja Iisraeli lapsed läksid ning tegid, nagu Jehova oli Moosesele ja Aaronile käsu andnud. Nõnda nad tegid. Viimane nuhtlus. Esmasündinud surmatakse. Ja see sündis keskööl, et Jehova lõi maha kõik esmasündinud Egiptuse maal, aujärjel istuva Vaarao esmasündinust alates, kuni vangiurkas oleva vangi esmasündinuni ja kõik lojuste esmasündinud. Siis Vaarao tõusis öösel üles, tema ja kõik ta sulased ning kõik egiptlased ja Egiptuses oli suur hädakisa, sest ei olnud ainsatki koda, kus ei olnud surnut. Ja ta kutsus öösel Moosese ja Aaroni ning ütles, võtke kätte ja minge ära mu rahva keskelt, nii hästi teie kui ka Iisraeli lapsed, ja minge teenige Jehovat, nagu te olete rääkinud. Võtke ka nii hästi oma pudulojused kui veised, nagu te olete rääkinud. Ja minge ja õnnistage ka mind. Ja egiptlased käisid rahvale peale, et nad kiiresti lahkuksid maalt, sest nad ütlesid, me sureme kõik. Ja rahvas viis ära oma taigna enne, kui see oli hapnenud. Neil olid nende leivakünad üliriietesse seotuina õlal. Ja Iisraeli lapsed olid teinud Moosese sõna järgi ning olid palunud egiptlastelt hõbe ja kuldriistu ning riideid. Jehova oli rahvale armu andnud egiptlaste silmis ja need nõustusid. Nii nad riisusid egiptlasi. Iisraeli lapsed lahkuvad Egiptuse maalt. Ja Iisraeli lapsed läksid teele Ramsesest Sukkotti, ligi 600 000 jalameest peale väetite laste. Ja ka hulk segarahvast läks ühes nendega ning pudulojuseid ja veiseid väga suur kari. Ja nad küpsetasid taignast, mis nad Egiptusest olid toonud, hapnemata leivakakkusid. See polnud ju hapnenud, sellepärast et nad Egiptusest välja aeti ja nad ei võinud viivitada, samuti mitte enestele teerooga valmistada. Iisraeli laste elamisaega, mis nad Egiptuses olid elanud, oli 430 aastat. Kui need 430 aastat lõppesid, siis just sel samal päeval sündis see, et kõik Jehova väehulgad läksid Egiptuse maalt välja. See oli valveöö Jehovale nende väljaviimiseks Egiptuse maalt. See on Jehovale kuuluv öö, valvamiseks kõigile Iisraeli laste sugupõlvedele. Paasatalle söömise seadlus. Ja Jehova ütles Moosesele ja Aaronile, see on paasatalle seadlus. Ükski võõras ei tohi seda süüa. Aga iga raha eest ostetud sulane võib seda siis süüa, kui oled tema ümber lõiganud. Majaline ja palgaline ärgu seda söögu. Ühes ja samas kojas tuleb seda süüa. Lihast ei tohi midagi viia kojast välja õue ja luid ei tohi sellel murda. Kogu Iisraeli kogudus pidagu seda. Ja kui su juures viibib mõni võõras ning tahab valmistada Jehovale paasatalle, siis tuleb kõik ta meesterahvad ümber lõigata. Alles siis ta tohib ligi tulla seda valmistama ja on nagu maa päris elanik. Aga ükski ümberlõikamatu ei tohi seda süüa. Seadlus on üks päris elanikule ja muulasele, kes võõrana teie keskel elab. Ja kõik Iisraeli lapsed tegid, nagu Jehova Moosest ja Aaronit oli käskinud. Nõnda nad tegid. Ja just sel samal päeval Jehova viis Iisraeli lapsed väehulkadena Egiptuse maalt välja.